Räägime edasi teemal, kuidas taastada usku endasse. Ehk siis, kui seal esimene samm oli, õpi märkama, millal toimub see, et ma ei saa hakkama, mis siin mõtet on, mul nagunii ei tule välja. Siis me pidime järgmiseks tuvastama, mis oli käivitaja või kes oli käivitaja. Siis kirjutama üles selle, et kuidas te reageerisite, uurides nagu nii-öelda kõrvalt, mis toimus ja kuidas see mõjutas teie elu, teie päeva pärast seda, teie suhteid teistega, teie toimetamisi, teie tervis, kuidas te ennast tundsite kehaliselt, füüsiliselt. Ja sealt edasi ma palusin, et te kirjutatagi üles prioriteedid paika, ehk siis kes on oluline ja mis on oluline teie elus. Ja nüüd järgmine ongi, et kui meil on nüüd see list olemas ja pidime hakkama võtma nagu kõige kriitilisemat aspekti, mis see meis nii-öelda tekitab või kuidas ta meid mõjutab, mis allub meie kontrollile. Me ei saa muuta teiste käitumisi, küll aga saame iseenda käitumist hakata muutma ja seeläbi õpetada ka enda aju teistmoodi reageerima, sest ärme unusta, aju on plastiline, aga ta õpib läbi korduste. Ja sellepärast ongi oluline, et tuleb õppida ka märkama nüüd muudatusi. Miks? Näiteks, kui eelmine kord, rääkisite seal oma lapsevanemaga või mingi töökaaslane, kellega teil on seal mingi kana kitkuda või kes teist tekitab alati tunde, et te polegi midagi väärt, siis vaadake järgmine kord, kui tekib analoogne situatsioon, ehk siis keegi üritab teid nii-öelda käivitada, siis kui kiiresti te sellest seekord maha saate. Ehk siis reaktsioon on reaktsioon ja mina saan reaktsiooni muuta. Näiteks, kuidas ma saan reaktsiooni muuta? Kui ma viin fookuse mujale. Miks inimesed hakkavad väga sageli, kui neil ärevustase kõrgemaks läheb, näiteks koristama? Just sellepärast, et siis on fookus konkreetsel, ehk siis kui mul on fookus ühes kohas, siis ma samaaegselt ei saa muretseda. Kui mul on vaja mõelda, kuidas ma selle põranda nüüd siin puhtaks saan võimalikult kiiresti ja võimalikult puhtaks, siis ma ei saa samal ajal mõelda nii-öelda negatiivseid stsenaariume, mis on näiteks sündmustega, mis on juba toimunud või seda, mis ma arvan, et hakkavad tulema, ette kujutada. Ehk siis seda fookust, ehk siis mõtet teisele viia saame me alati ja ise. Ja võt sellepärast ongi, kui ma nüüd õpin märkama, et eelmine kord ma käitusin niimoodi, aga nüüd ma juba tunduvalt kiiremini tulin sellest samast situatsioonist välja, ehk siis ma rahunesin kiiresti, mis omakorda võimaldab nii-öelda suuremat pilti paremini näha. Ma jätsin nii-öelda selle triggeri või selle käivitaja ja sellega toimunud sündmuse sinna paika ja keskendusin nüüd sellele, kuidas edasi minna. Ja sellega me näeme tegelikult mida? Me näeme seda, et olukord allub meie kontrollile. Lihtsalt seda on vaja korduvalt teha ja tähele panna. Sest et aju muidu jääb selle peale, et näed, jälle sa läksid käima. Ei, sa nagunii ei käitu enam samamoodi. Sest et samamoodi täpselt, et midagi korduks, ei ole võimalik, kuivõrd ka juba väliseid mõjufaktoreid igale sündmusele on niivõrd palju. Ehk siis õpi märkama pisikesi muudatusi. See on alus kasvatamiseks usku endasse. Mis veel võiks teha? Räägime veel ühes videos.